Rain Epler, et sel nädalal on korruptsioonikomisjonis olnud 2 väga huvitavat ja olulist teemat ja te olete selle liikmena seal nüüd osalenud. Millised on need kommentaarid? Jaa, esmaspäeval käsitlesime me korruptsioonikomisjonis neid meedias ilmunud kahtlustusi, et Lauri Läänemets võib olla aastatel 2022 ja enne seda kasutanud kuluhüvitisi mitte sihipäraselt. Oli komisjoni kutsutud nii Lauri Läänemets ise ütlusi andma kui ka siis inimene, kes omal ajal neil aastatel Lauri Läänemetsale erinevaid töid ja teenuseid tegi ja tema rääkis oma versiooni. No, ma ütleks, et oli huvitav pehmelt öeldes komisjoni koosolek ses mõttes, et Lauri Läänemetsa kaitsetaktika seisnes selles, et ta ei mäletanud mitte midagi. Ta ei mäletanud ei neid töid, mida ta oli tellinud, ega ka arveldusi ja nii edasi. Aga nüüd jällegi see inimene, kellega neil aastatel Lauri Läänemets tööd tegi, esitas päris tõsiseid väiteid selles osas, et kas ta üldse tööd tegi või ei teinud. Rääkis ka sellest, kuidas Läänemets palus tal esitatud arve ringi teha, et see sobiks paremini siis esitamiseks Riigikogu kantseleile. Ja lisaks oli ka komisjoni esimehe Anastasia Kovalenko-Kõlvarti käsutuses e-mail, millest nähtus siis see esialgne arve ja hiljem siis kantseleist on meile võetav see muudetud arve. Nii et on tõsiseid kahtlusi sellest, et Lauri Läänemets ei ole käitunud korrektselt. Komisjonis me leidsime, et ei maksa liialt tormakalt kuskile järeldusteni jõuda, et meil on plaanis kohtumine detsembri alguses ka kapo esindajaga, kes siis loodetavasti saab oma vaadet sellele olukorrale tutvustada ja ei ole välistatud, et me räägime ka Maksu- ja Tolliameti esindajatega. See küll nüüd ei puuduta siis otseselt kuluhüvitiste teemat, vaid seda teemat, et milline on Maksuameti hinnang sellele, kas Lauri Läänemets võib olla maksnud ümbrikupalka. See oli siis esmaspäevane istung. Kolmapäeval ehk täna oli arutluse all küsimus Tallinna linna poolt ostetud teenustest Oleg Besedinilt ja temaga seotud ja väidetavalt seotud isikutelt ja ettevõtetelt. Me koos mõnede teiste korruptsioonivastase erikomisjoni liikmetega küsisime Tallinna linnalt need lepingud välja. Nagu ma ka täna komisjonis ütlesin, et ma liitusin selle päringuga just sellepärast, et kuna EKRE ei ole Tallinnas võimul olnud, siis kindlasti Eesti suurima omavalitsuse rahade kasutusele valguse heitmine, ma arvan, on igati avalikkuse huvides ja meie seda toetame. Ja need materjalid saabusid alles mõni päev tagasi, nii et sügavamat analüüsi ei ole nendele lepingutele rahakasutustele veel jõudnud teha. Küll aga paistis välja, et teenuseid on ostetud erinevate Tallinna linnavõimude ajal. Nii sel ajal, kui Keskerakond oli koalitsioonis, kui ka sel ajal, kui Keskerakonnalt võttis võimu üle nii-öelda nelikliit. Nii et ka seal me läheme kindlasti komisjonis edasi, et võtame veidi aega, et nendesse lepingutesse ja rahakasutustesse sisse vaadata ja siis püüda jõuda järeldusele, et kas midagi on tehtud valesti, kas midagi saaks tulevikus paremini teha ja kindlasti ka see poliitiline tasand üle vaadata, et kes ja kui suurel määral siis ütleme erakondlikus vaates on koostööd selliste isikutega teinud. Nii et põnevad teemad siin aasta lõpus korruptsioonivastases erikomisjonis käsitlusel.